Varstu raamatukogu asutati 1923. aastal Rahvahariduse Seltsi poolt Miku algkoolis. Esimene raamatukogu hoidja oli koolijuhataja Jaan Kokk. Raamatute laenutamine toimus kindlatel päevadel ja kellaaegadel. Raamatute tagumisele sisekaanele oli kleebitud raamatupalve, kus oli kirjas, mida raamatuga ei tohi teha. 1940 koliti raamatukogu Varstu külanõukogu hoonesse. Teise maailmasõja ajal kanti enamik raamatuid laiali ja kohalike mälestuste järgi põletas Miku kooli arhiivimaterjalid Saksa armee, mistõttu ametlikud andmed Varstu raamatukogu kohta puuduvad. Siinkohal jagan 2005. aastal kirja pandud kohaliku koduloohuvilise Linda Türk mälestusi. Minu arusaamise järgi külastasid täiskasvanud raamatukogu harva, sest oldi põllutöödega hõivatud. Raamatukogus oli põhiliselt ilukirjandus. Teatmeteoseid siin polnud, vähemalt siia maanurka nad ei jõudnud. Oli ka ajalehti ja ajakirju. Ajakirjad Talu perenaine, Maret ja huvitav žurnaal. Õpilased lugesid raamatuid huviga, kuigi kohustuslikku kirjandust tol ajal polnud. Olen hiljem külastanud paljusid raamatukogusid, olen töötanud seal tundide kaupa. Enamikus neist olid tohutud raamatud, stendid, lilled, suured ja uhked ruumid. Kõige eredam mälestus on siiski kogu eluks jäänud lihtsast Miku algkooli raamatukogust, kus raamatud olid riiulitega varustatud pruunides riidekappides. Seintel polnud ühtegi stendidega pilti. Õpilased sisenesid raamatukokku vaikselt. Raamatud sisendasid meisse austust kirjasõna vastu. 1944 alustati taas tööd. Theodor Hurt hakkas kokku koguma sõja ajal laiali tassitud kirjavara, kuid erilist tulemust see ei andnud. Aasta lõpuks oli raamatuid 1200. Raamatuid laenutati lugejatele 2 nädalaks. Saadeti ka meeldetuletusi, kui raamat juhtus kauemaks kätte jääma. 1955 alustas raamatukogu juures tööd Aktiiv, kes aitas üritusi korraldada, ümbrust korrastada ja kütet muretseda. 1967 viidi raamatukogu üle sovhoosi kontorihoonesse ja tööd alustas Ele-Mai Alman. 3 aastat hiljem pälvis ta Võru rajooni parima noore raamatukogu hoidja tiitli. 1980. aastal tunnistati Varstu raamatukogu vabariigi parimaks. Merike Kender, kes alustas tööd 1978. aastal, oli ruumid kujundanud mugavaks ja lugeja sõbralikuks. Stendil tutvustati siis sovhoosi eesrindlasi. 1921. aastal paigutati riiulid ümber ja täiendati katalooge. Hea koostöö oli kooliga ja haiglas avati laenutuspunkt. Raamatukogu korraldada olid kohviõhtute viktoriinid. 1993. aastal kolis raamatukogu Varstu kultuurimaja 2. korrusele ning raamatukogu läks Varstu vallavalitsuse haldusalasse. 5. veebruaril toimus pidulik Varstu kultuurimaja ja raamatukogu avamine. 2001. aastal avati projekti Vaata maailma raames 1 arvutiga internetipunkt. Aastal 2004 võeti raamatukogu programmi Kirjasto 3000 asemel kasutusele info- ja kataloogisüsteem RIX ning alustati elektroonilist laenutust. 2005. aastal tehtud hooldusremondi käigus muutus raamatukogu veelgi lugejasõbralikumaks. 7. märtsil 2023. aastal hakkas peale 30 aastat taas pakkimine, et kolida raamatukogu Varstu kooli ruumidesse. Kasutati 400 pappkasti,
sest pakendada oli vaja üle 30 000 raamatu. 11. mail oli raamatukogu avatud uutes ruumides Varstu kooli 2 klassis, kus saame nautida häid raamatuid ja kaunist järvevaadet. Räägitakse, et matsi ligidale Grigulipallu on maetud suur rahapada, mis äärenikul münte täis. Need olla sinna peitnud Rootsi sõjamehed, kes Põhjasõja ajal kabuhirmus ja kiirustades venelaste eest pagesid. Kuna katel oli suur ja rahad rasked kaasa tirida, kaevati mündipada sügavale Grigulipalu liivasesse pinda, et paremate aegade saabudes varale järele tulla. Räägitakse, et pimedatel öödel on Grigulipalust nähtud liikumas üht laternaga mehikest, kes vanade mändide all siin-seal kaevab, ise sealjuures kurja sajatades. Veel räägitakse, et eriliselt pimedatel öödel on Grigulipalust nähtud kirkalt helendavat kumma, mis möödakäijate silma on hakanud. Lähemale minnes kumma kaob ja Grigulipalu mattub pimedusse. Head Eesti raamatuaastat Varstu raamatukogu poolt!